Tere! Mina olen Jaak Ka. Täna tutvume 3 20. sajandi modernse kunstivooluga, milleks on kubism, sürrealism ja futurism. Vaadake! Kubism oli 20. sajandi kõige olulisem kunsti ja disaini uuendus. Kubismi põhimõtted töötati välja 1907–1914. Kubism on kunst, kus olendid ja esemed kujutatakse ruumiliste kujudena ja objektidena. Oleme jälle siin põnevas kubismi maailmas. Nagu ma alati ütlen, kubism ei ole nagu aken, vaid on nagu turuplats, kus võib kõike juhtuda. Ja varsti mõne hetke pärast saame paar sõna kuulsa Pärnu skulptor kubistiga Raksissoga. Ja siin on Raksisso Pärnu kubist. Nii, räägi meile oma tööst, mille nimi on? Selle teose nimi on Viisitamm. Selle teose nimi on sellepärast selline, et see koosub sõnast viis ja tamm. Esiteks viis. Miks ma nimetasin ta viisiks? Sest ta teeb siukest kena häält, nagu te kuulsite. Teiseks, miks ta on tamm? Ta on tamm sellepärast, et ta seisab kindlalt ühe koha peal paigal. Miks ta on kubistlik teos? Nagu te näete, ei ole selle kunstiteose puhul oluline mitte materjal, vaid see kuju. See kõik on ümmargune, kandiline, kõik mida te soovite, kõik on siin olemas. Nagu te näete, minu kallis kolleeg härra Kangilaski vaatab tähelepanelikult seda kuju. Mis teile meeldib selle juures? Kuidas teile meeldib minu teos? Mul meeldib, et see on selline kindel kubistlik teos. Rauast ei liigu, kuskile ei lähe ära. Täpselt õige viitab. Heliseb vahepeal. See tamm seisab kindlalt ühe koha peal. Jätkame siit meie kubistliku programmiga, liigume maali juurde. Olemegi kubistliku maali juures. Kubism kirjutas ringi reeglid ja põhimõtted, kuidas maali teha. Kunsti tegemiseks võis kasutada mis tahes materjali, kui tahes hädist või igapäevast. Kubistide silmis oli kunst pigem kumulatiivne kogemus kui paljas jälgimine. Kubistliku liikumise rajajaks olid Picasso ja Braque. Nende varased kubistlikud teosed olid kõik väikesemõõtmelised ja tavapärastel teemadel. Kaikelud, maastikud, inimkujud. Suureks uuenduseks oli killustatud ja lõhkiraiti vormide kasutamine. Kunstnik tegeleb oma järgmise tööga, milleks on neiupiret. Ja see oli meie põnev reis kubismi maailmas. Liigume sürrealismi juurde. Ei, ma olen terve päeva filminud juba. Jaa, see kaamera on otsal. Tere tulemast sürrealismi fantastilisse maailma. Sürrealism on justkui seisund, kus inimene on maa, teadvuse ja selle kohal, mis õljub üleval. See on selline väga sürrealistlik teadvuse ülene seisund. Sürrealismi eesmärgiks oli elu ja kunstipiiri kahtlaseks muutmine või kaotamine. Sürrealistlik kunst oli normideta. Ta pidi väljendama subjekti alateadvust. See oli üleloomulik fantaasiakunst, kus tavalised esemed ja olendid ühendatakse omavahel ebatavalistesse seostesse, saades nii unenägusid meenutavaid kujutluspilte. Järgmiseks kuuleme Slovakkia sürrealisti Stefan Šári luuletust Unenägu. Ženi, tvoram, ženi bez duše. Šenu, razpesnute moruše.
picasso šnuju sebe stužbu otvab. Sumrtvenim fü, žive venuše. Втори, Ленна Смих, Сиву брат, вторуше. Кит, Кашта, Jedna, Ma, Svoj, Povab. Ne šajte dušat, ovjatko I djeta, ne pravde trave. Asimilovat, čo asimiluje, a se zit. Nii, me nägime sürrealismi Pärnu kastmes, lugesime Slovakkia sürrealistlikku poeemi ja nüüd mainime veel ära, et sürrealismi kuulsamaid nimesid on olnud Salvador Dali. Nagu tema pehmed kellad, ka meie aeg voolab edasi ja on aeg suunduda futurismi juurde. Ja oleme jõudnud tänase viimase teemani, milleks on futurism. Futurism on sajandi alguse olulisemaid radikaalseid kunstiliikumisi. Futurism ülistas revolutsioonilisi muudatusi, tehnika arengut, kiirust, modernsust. Futuristid eitasid kõike vana kultuuri loomingut. Muuseum on nende arvates surnuaed. Futuristi huvitasid aistingud, kiirus, lend, liikumine ja valgus, mida väljendati fragmentatsiooni ja värvide abil. Futurismis tuli kasutada võimalikult kriiskavaid või teravaid värvikombinatsioone. Liikumise edasiandmiseks kujutati ühe objekti mitu järgnevat asendit. Objekt oli enam-vähem realistlik. Teine võimalus oli kubistlik. Nähtav maailm oli lammutatud geomeetrilisteks kildudeks. Kõik piirjooned on lagunenud ja esemed näivad hajuvat ümbritsevasse ruumi. Nii, nüüd püüame kinni päris futuristid. Nii, liigutab simple praktikuga. Nii. Mis? Esitame paari küsimust. Jah. Kas sulle meeldis antiikkunst? Ei, miks? Kas sulle meeldis Da Vinci? Ei, kes see on? Selle sammu kuule ära. Mis sa arvad tänapäeva kunstist? Mis on tänapäeva kunsti sead? Tänapäeva kunst peab olema. Kõik peab olema seotud masinatega. Masinad, revolutsioonilisus, kõik peab olema siukene. Kiire, täpselt, kiirus peab olema. Nii. Ja siit me lõpetame, laseme futurismi jälle liikuma. Tänan, et veetsite meiega selle toreda päeva, kus me õppisime 3 asja: kubism, sürrealism ja futurism. Mina olin Jaak ja olen endiselt. Ja nüüd ma lahkun oma tähtsatele radadele. Kus võib kõiki juhtuda? Kubismis lähendatakse esemeid ja olendeid. Kubism oli 20. sajandi kõige kubismi kunst, kus vormid ja olendid lähendatakse. Kubismimaailmas kordaksin oma mõtet, et kubism on nagu aken. Ei ole aken. Futurism. Futurism on esimesi sajandi alguse Ma kardan neid asju.